Tere, minu nimi on Sander. Tänases videos tahtsime teile rääkida, mis asjad on need imepärased asjad, mis on ilmunud igale poole meie ümber droonid. Kust need droonid tulevad? Mis nende ajalugu on see üldse uus nähtus? Mis nendega teha saab? Ja kas ühte nendest on ka lihtne ise õppida lendama? Ja sellest kõigest tänases videos räägimegi. Droon tegelikult on rahvakeelne nimetus mehitamata õhusõiduki jaoks või siis pulditeel juhitava õhusõiduki jaoks. Tegelikkuses tähendab see aga seda, et see on igasugune lennumasin, millel ei ole inimest pardal. Drooni puhul ei ole tegelikult tegemist mitte mingisuguse uue nähtusega. Droonid on olnud kasutuses või esimesed droonid on juba 19. sajandil, kui austrialased, loomulikult ka militaarvaldkonnas, kasutasid droone selleks, et oma vastaseid pommitada ja sealhulgas mitte oma sõdureid ohtu seada. See arenes edasi ka suuresti Esimese maailmasõja ajal, kui 1935. aastal ehitati esimene pulditeel juhitav droon. 70. ja 60. alguses oli loomulikult sõjavägedel väga suur ressursipuudus, kuna palju mehi oli kaotatud ja selle tõttu said droonid veelgi olulisemaks, et tekiks olukord, kus me ei peakski saatma enam inimesi pardal sõtta. Ehk siis militaartaust oli väga tugev algus kõigele sellele. Tänaseks hetkeks on näiteks Ameerika Ühendriikide sõjaväebaasis rohkem kui 5000 drooni, mis on 2 korda rohkem, kui neil on mehitatud lennumasinaid. Mida aga drooniga kõike teha saab? Loomulikult esimene asi, mille peale lisaks militaarkasutusele, mis tavamaailmas on väga levinud, on kasutada selle kõige maailma meie filmimiseks ja pilli tegemiseks, sest see annab meile täiesti uue perspektiivi taaskord, kas siis nii kõrgelt või nii madalalt ja selliste liikumistega filmida, mis varem on olnud märksa keerulisem või siis ülimalt kallis, kasutades helikoptereid ja meeskonda pardal. Lisaks sellele on see palju aidanud kaasa ka loomulikult ajakirjandusele. Politsei kasutab seda ka nüüd väga palju turvalisuse tagamiseks ja kriisipiirkondades kasutavad mitme riigid ka droone. Transpordis on muidugi droonil väga suured võimalused, täpselt samamoodi, kui te vaatate Amazoni või DHL-i droone, mida nad täna ehitavad, et siis tuua pakid kohale koju või siis isegi Ühendatud Araabia Emiraadid panevad drooni peale sõrmejäljelugeja, nii et kui sul pass aegub, sulle droon toob uue passi, sa identifitseerid ennast ära ja saad omale passi kätte. Need võimalusi on väga palju. Droonid on tänapäeval muutunud palju väiksemaks ja kättesaadavamaks nii oma suuruse kui ka investeeringu poolest. Mina näiteks kunagi alustasin umbes 2 aastat tagasi lendamist selliste asjadega nagu mikrodroonid. Mikrodroon on tegelikult väga sarnane sellele suuredroonile, siin lihtsalt väga hea viis õppida manöövritega. Üks kõige populaarsemaid droone täna loomulikult on Phantom Vision 2, mis on hinnaklassilt näiteks sama mikrodroon maksab umbes 50 euro kandis, mis on super hea asi, et õppima hakata, et loomulikult suurt drooni mitte kohe lõhkuma hakata. DJI hinnad algavad 500 eurost, sõltuvalt sellest, mis kaamera sinna peale soovid panna, need hinnad kasvavad. Drooni juhtimine samas ei ole tegelikult mitte midagi keerulist. Kui sa vaatad drooni peal, siis droon need on väga hästi stabiliseeritud 4 tiivikuga. Selle kokkupanemine on väga lihtne, see tuleb karbis ja põhimõtteliselt ainult tiivikuga lisada ja ta on kohe valmis lendama. Siin all on kaamera, mis ennast ise stabiliseerib, ehk te näete, kui ma liigutan drooni üles-alla paremale vasakule, siis kolmedimensiooniliselt ta siis stabiliseerib ennast õhus, ehk siis see pilt on võimalikult stabiilne. Kuidas juhtida drooni? Drooni juhtimiseks on tegelikult väga tüüpiline pult ongi midagi sellist. Siin on vasakpoolne nii-öelda gaasikang ja parem on nii-öelda roolikang. Siit me saame minna drooniga üles, alla, siin keerata paremale, vasakule, edasi-tagasi sõita. Siia samamoodi lisandub ka Wi-Fi raadiuse laiendaja, mis ühendub ka meie telefoniga ja telefonis me näeme reaalajas pilti, ehk siis ma saan siin praegu näidata reaalajas pilti sellest, mida droon näeb, kui ta läheb õhku. Ma saan seda lindistada, pilte teha siin sees, need lindistaks loomulikult mälukaardil, aga samal ajal ma saan siit telefonist kõiki juhtida. Lisaks sellele loomulikult kui drooniga midagi juhtub, ma saan kasutada telefoni, kutsuda drooni tagasi sinna kohta, kus ma sellega õhku läksin või ka lisada teisi kaardi peal olevad punkte, et droon lendaks teatud rada pidi. Ühesõnaga, need võimalused on tehtud meile võimalikult kättesaadavaks, lihtsaks ja drooniga lendamiseks ma arvan, et juba esimesel korral peale umbes 3-4 YouTube video vaatamist suutsime minna põllu peale ja proovida ja saada täiesti turvaliselt õhku drooniga. Aga proovime seda nüüd päriselt. Drooni lennutamine on tänapäeval tehtud
küllaltki lihtsaks, eriti algajatele ja eriti DJI Phantomi drooniga. Mootorite käivitamiseks ma lihtsalt vajutan 2 kangi alla, nüüd on mootorid käivitunud. Gaasikang on tegelikult täiesti neutraalne, ehk kui ma otsustan nüüd õhku minna, siis droon jääb sinna samma püsima, kus ma ta lahti lasen, ehk ta on automaatselt stabiliseeritud. Kui ma nüüd peaksin otsustama drooniga minna kõrgemale, siis ma lükkan lihtsalt seda gaasikangi ülesse või siis kui ma tahan allapoole tulla, siis ma vajutan allapoole. Esimesed manöövrid, mida loomulikult õppida, on sõita edasi, sõita tagasi, keerata vasakule ja keerata paremale. Pärast seda tegelikult ma alles hakkasin vaatama ekraani, kuna ekraani jälgimine samal ajal, kui ma drooni jälgin, on keerulisem, kui ma alguses arvata oskasin. Aga nagu näha, siis ainult liigutusi lihvides, pöördeid edasi-tagasi, paremal-vasakul me saame need ilusad kaadrid, mida kõik on näinud YouTube'ist ja teistest videode loojatelt, et siis sellisel kõrgetasemelist videot toota. Loomulikult on siin palju muid aplikatsioone, droone ehitatakse ümber, et sõita vee peal, et muuta neid distantsi kaugemaks. Selle drooniga on võimalik lennata kuskil 400 jala, kuskil 120 meetri kõrgusel, isegi kõrgemal on võimalik, kui me lisame antellidele pikema raadiuse. Ja selle drooniga on võimalik lennata 25 minutit järjest ühe akuga. Loomulikult on võimalik akus juurde ja vahetada, ehk siis oma lennuaega pikendada, aga see on täiesti piisavalt pikk aeg, et tegelikult saada see esimene nauding kätte, mis tunne on lennata drooniga. Mis on droonidel siis veel puudu? Neid on väga lihtne lennutada, nendega saab igasuguseid lahedaid videos ja pilte teha. Aga väga hall ala on kogu regulatsioon droonide ümber. Kui lähed üritusele ja keegi lendab sinu kohal drooniga, siis ma ennast ei ole kunagi väga kindlalt tundnud, kas ta kukub sellega mulle pähe või mitte, millised on tema oskused. Aastal 2015 Euroopa Liit võtab vastu oma esimese regulatsiooni seoses droonidega, ehk siis ole näha. Tänase hetkel me peame jälgima lennureegleid, sealhulgas lennukeelutsoon lennujaamade ümber ja 5-kilomeetrine raadius lennujaamast linnulennult, kus on kõrguse piirang, millest üle ei tohi lennata droonidega. Ja loomulikult lisaks regulatsioonile on ka hinna pool. Täna maksab droon ikkagi koos kaameraga 1000 eurot, ilma kaamerata 500 eurot ja väiksema 50 euro, mis tähendab seda, et selleks, et meil igal ühel oleks droon käes, peab see ikkagi muutuma tunduvalt kättesaadavamaks. Ja tänase hetkel põhiline kasutus on ikkagi peamiselt mänguasjana ja piltide video tegemiseks, ehk siis ka nii-öelda kommertspool peab tulema kaasa, et sellest oleks rohkem praktilist kasu meie igapäevastes tegemistes. Kõige rohkem oleme põnevil lisaks õhus tehtavale videopildile või piltidele üldse ka sellest, kuidas me saaksime droone kasutada iga päev, et aidata meil tuua poest kaupu või tellida internetist kaupu ja saada need oma uksele kätte, nii et me ei peaks kuskile postimajja minema või kasutama transporditeenust. Näiteks tellime omale särgi ja selle särgi kohale toomiseks kasutan iseenda drooni. Asjad väga lihtsasti kätte toimetada. Näiteks on siin svärgisärk, mille ma tellisin. Svärk on muidu väga lahedad Eestis disainitud ja valmistatud särgid. Ja näed, siin ta on. Loodan, et teile meeldis see ülevaade ja saite ka mõnda uut teada droonist ja olete sama põnevil, kui mina olen sellest. Igatahes on droonil väga suur tulevikupotentsiaal, kindlasti hoian oma silmad selga peal tulevikus ja siia video lõpetuseks mõned kaadrid ka Tallinnast, kus ringi lennates vaatasime ilusaid paiku. Järgmise korrani ja kui video meeldis, siis kindlasti pange oma like ja subscribe'ige kanalisse, et olla ka kursis järgmiste videodega. Aitäh, tšau!